Valga ja Pärnu jõgi. Hakkame koha püüdma. Täna on 16. oktoober, kell on 10. Lähme vaatame need veed üle. Tell you to run all the way, nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand. Say, tell you to run all the way, nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. Send me in my way, 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 send me in my way. Vaat kui ilus. Oi kui ilus. Nii, paneme su tagasi ka. Vaata, mis veepõhjad siinpool on. Tšiu! Tšau, tšau! Väga vahva. Nii. Ja lant, mille peale siis kala tuli, on selline roosa Piglet Shad. Ma tean, et neid Strike Pro Piglet Shad'e väga palju saadaval ei ole. Mina tean, et neid Piglet Shad'e saab ainult mahfishingu juurest, nii et minge toetage professionaali. Kala. See nüüd on natukene parem, aga mõõdusta veel ei ole, ma ütleks. Siin nüüd läheb järjest paremaks. See võib isegi... No nii. Nagu näha, siis Piglet Shad on täiesti ära neelatud. Ja siit on väga ilusti näha, kuidas Piglet Shad on täiesti kurguus. Niimoodi. Väga ilus koha. Täitsa kena teine. Vaatame, viskame kiiresti mõõdupuu peale ka. Klassika on see, et kui ma siin mõõdan, siis mul enda käed jäävad ette, aga 47 sentimeetrit nagu näha. Nii, otsustasin natukene liikuda. Jään ikka siia selle sama koha peale, aga lihtsalt liigun siia natukene rohkem diagonaali, et saaksin visata ainult siis sügavamasse osasse. Et selles mõttes enne, kus ma olin täiesti peast ütlen kuskil selline 4,5 meetrit vett ja nüüd liigun siia selle sügava osa peale täitsa ja viskan siin, kus on selline 5,5 kuni 6,5 meetrit vett. Ühesõnaga, siin peaks olema struktuuri muutusena siis nagu sügav auk, ääred madalamad. Vaatan, loobin ainult siin sügavas. Mulle jääb mulje, et kala on sügavas.
Ära meelitasin. Nüüd on natukene parem vist jälle. Ilus. See on juba kena. See on juba ilusam vähe. Nii. Teed siit kaare lahti. Topsti. Täitsa ilus koha. Ja taaskord Piglet Shad töötab. Piglet Shad töötab nagu murdu. Kala on 54 sentimeetrit pikk. 54. Nii. Olen uues püügikohas. Lant otsas on rohelist värvi. Vaatame, kas siin ka rohelist tahab. Kala tahab rohelist küll, otse paadi alt. Ilusti. Ja vaadake, kust kohast tuleb lant välja. Otse kurgust. Vot sedasi peabki koha võtma. Koha peab lööma vihaga. Mine kasva suureks, sõbrake. Davai, tšau. Väga lahena. Praegu siit on näha siis taamal 3 ja siin natukene siinpool 1 paat. Ja siinpool koos minuga on ka 3 paati, et paate on, kaldal on mehi püüdmas. Kaugel eemal seal suure sõudebaasi ees näen samamoodi paate, et minu üllatuseks on ikkagi mehed on võrdlemisi laiali mööda jõge, mis on siis märk sellest tõenäoliselt, et kala on igal pool. Et püütakse seal, kus on lemmikkohad. Muidugi jah, see 30 paati, mida ma ei näe, need tõenäoliselt on siis kõik seal japsi juures, et seal võib päris hullumaja olla. Nüüd on taga, ütleks, et mõõdukas. Väga ilusti võitleb vastu küll. Jah, selline laevu mõõdus ta tundub. Hopsti. Ei ole vist mõõdus. Nii, landiks taas kord Rapala Kickman. Ja värvi nime ma ei mäleta, aga selline Pärnu värv see on. Jah, tegu on 44 sentimeetrise kohaga. Mul on hea meel selliseid tagasi lasta, selliseid
väikseid faistisid tüüpe. Ja läks. Kasva suureks, sõbrake. Teen väikse kokkuvõtte ka. Nüüd olen siis teises püügikohas. Esimeses püügikohas püüdsin selline 30 minutit, sain 3 koha, millest siis 2 tükki mõõdus. Ja siin nüüd järgmises püügikohas olen püüdnud 10 minutit ja olen saanud ka 2 koha. Et kokku siis 5 koha selle tunni aja peale kuskil. Väga normaalne saak. Püüame edasi. Kala. Seekord rohelise peale. Väga ilus koha. Lust, lõbus. Põhjus, miks ma koha püüan, ongi see, et nii lahe, lõbus. Kalal pikkust. Kalal pikkust 44. Ma nagu oleks sinuga kohtunud, sõbrake, täna. 44 sentimeetrile. Panin naturaalse valandi ja kohe töötab. Naturaalse valandi peale tuli kohe löök ära. Lant siis selline suhteliselt koha moodi, ütleks. Vaatame, mis see poiss. Vaatame, kui vana see poiss on. See poiss on 45,5. 45,5. Läheb kasvama. Nii. Niimoodi. Pikalt siin ringi toimetanud, ringi trippinud. Käisin seal all. Japsi ees päris ära ei käinud, aga Pärnu kõige uuema silla all käisin küll. Et mõned üksikud tonksud. Kala otsa ei jää, dropshoti vastu nagu huvi tunneb, aga sellist lanti, mida ta lõpuks ära lööks, sellist ei leia. Ühesõnaga selline parasi jant. Suupelmeeni täis.
suupermeeni täis. Aga näed, roosa talle meeldib. Ilus. Siuke loom. Niimoodi. Roosandus. Kala on 49 sentimeetrit pikk. See poiss tuleb kaasa. Ja ongi kõik. Ongi kõik. 2 päeva kohapüüki Pärnu jõel. Kokkuvõte sellest on siis see, et tabatud sai 17 kala, kellest mõõdus 5, parim 54 sentimeetrit. Töötasid roheline lant ja roosa lant, et need 2 värvi täielikud bängerid. Ühesõnaga, kellel on võimalik, tulge Pärnusse koha püüdma, sest et see on kohutavalt lahe, kohutavalt hasarti tekitav ja kala on aktiivne ka, nii et mis saaks veel parem olla. Käige kalal, olge tublid, jooge vett. Tšau!